Tervist! Räägime täna millestki, mis on pidevat uudistes, aga millest on tihtipeale päris keeruline sotti saada. Süveneme kriitilisse teooriasse ja selle kuulsasse järeltulijasse kriitilisse rassiteooriasse. Vaatame koos, kuidas üks filosoofiline idee on rännanud vaiksetest akadeemilistest ringkondadest otse tänapäeva kõige tulisematesse avalikusse vaidlustesse. Jah, tundub, et vahet pole, kuhu sa vaatad. Igal pool käib üks tuline vaidlus mõistete üle nagu kõrt, süsteemne rassism ja võrdsus versus õiglus. See on segane, see on tihti väga emotsionaalne. Miks see teema ometi nii palju pingeid tekitab? Et sellele küsimusele vastust leida, peame minema ajas natuke tagasi, päris algusesse. Siin on meie tänane teekaart. Kõigepealt, mis asi see kriitiline teooria üldse on, kus see tuleb, siis vaatame, kuidas klassiküsimusest sai Ameerikas rassiküsimus, seejärel KRT põhiideed ja lõpuks jõuamegi tänapäeva debattideni ja selleni, miks see kõik meid üldse puudutama peaks. Nii et hakkame minema. Nii, lähme asja juurde. Meie lugu viib meid tagasi 20. sajandi alguse Saksamaale ja fookuses on üks grupp marksistlikke mõtlejaid, keda me tunneme Frankfurti koolkonnana ja neil oli üks suur peamurdmist nõudev küsimus. Ja see ongi see võtmekoht. Erinevalt traditsioonilisest teooriast, mille eesmärk on maailma lihtsalt kirjeldada, on kriitilise teooria eesmärk midagi hoopis enamat. See tahab maailma kritiseerida ja, mis veel olulisem, seda muuta. See lähtub alati mingist moraalsest visioonist, eks ole, sellest, milline ühiskond peaks olema. Ja see oli see suur mõistus, millega nad rinda pistid. Marxi teooria järgi oleks pidanud kapitalism juba ammu kokku varisema töölisklassi ülestuse tõttu, aga seda ei juhtunud. Miks? Frankfurdi koolkonna mõtlejad jõudsid järeldusele, et asi pole ainult majanduses. Revolutsiooni hoidis tagasi kultuur. See, kuidas inimesed mõtlesid, millesse nad uskusid, see domineeriv ideoloogia. Ja siin läheb asi eriti huvitavaks. Üks koolkonna võtmeisikuid, Max Horkheimer, tuli välja ideega, mida ta nimetas mõistuse varjutuseks. Tema väide oli lihtne, aga võimas. Me oleme kaotanud selle, mida ta nimetas objektiivseks mõistuseks. See on see mõistus, mis aitab meil küsida suuri küsimusi, näiteks mis on õiglus või mis on tõde. Ja selle asemel on jäänud alles ainult subjektiivne ehk instrumentaalne mõistus. See on nagu tööriistakast, see aitab meil küsida ainult, kuidas ma oma eesmärki kõige efektiivsemalt saavutan. Eesmärgi enda üle see elame ei mõtte. Ja see tsitaat Horkheimerilt võtab selle hirmu ideaalselt koppu. Subjektiivne võistlus kohandub kõigega. Mõelge sellele, kui meil pole enam objektiivset kompassi, mis ütleks, mis on hea või halb, siis saab sellest puhtalt tehnilisest mõistusest tööriist absoluutselt iga ideoloogia väes. Sealhulgas ka fašismi, mida Frankfurdi koolkond püüdis meeleheitlikult mõista, eriti kuna paljud neist olid ise pidanud natside eest põgenema. Aga okei, kuidas sai sellest Euroopas sündinud ideest midagi, mis tekitab nii palju kirgi Ameerikas? Kui need Frankfurdi koolkonna mõtted rändasid üle Atlanti, hakkas ka see kriitiline fookus tasapisi nihkuma. Algne rõhk klassikonfliktil, see hakkas asenduma millegi muuga. Ja see slaid näitab seda arengut, seda intellektuaalset teatepulga üleandmist päris hästi. Alustame klassikalisest marksismist, eks. Omanikud versus töölised. Siis tuleb Frankfurdi koolkond, kes ütleb, et oodake, asi on kultuuris, eliit surub oma ideoloogiat peale. Siis, juba Ameerikas, tulevad kriitilised õigusteadused, mis väidavad, et isegi kodanikuõiguste liikumise seaduslikud võidud ei suutnud rassismi tegelikult välja juurida. Ja lõpuks, kriitiline rassiteooria, mis võtab selle sama rõhutöö rõhutud raamistiku ja ütleb, et keskne konflikt ühiskonnas ei ole klass, vaid rass. Hea küll, aga mis see kriitiline rassiteooria siis täpselt on, kui küsida selle enda pooldajate käest? Nii, siin on meil ametlik definitsioon ühelt selle rajajalt Richard Delgadolt. See on aktivistide ja õppedlaste kogum, kes tegelevad rassi, rassismi ja võimuvaheliste suhtede uurimisega ja muutmisega. Ja siin ongi see võtmesõna muutmisega. See pole lihtsalt akadeemiline harjutus. Eesmärk on tegevus, transformatsioon. See teooria näeb ennast aktivismi tööriistana. Niisiis, mis on need KRT alustalad? Esiteks, idee, et rassism ei ole mingi erand või viga süsteemis. Ei, see on tavapärane normaalne osa ühiskonnast. Seega, küsimus pole kunagi selles, kas rassism toimus, vaid alati selles, kuidas see konkreetses olukorras avaldus. Teiseks, see huvide kokkulangemise tees, põhimõtteliselt, et mustanahaliste jaoks toimuvad positiivsed muutused ainult siis, kui need juhtumisi teenivad ka valge eliidi huve. Ja lõpuks, väga oluline punkt,
elukogemus ja isiklikud lood on üliolulised teadmise allikad, mõnikord isegi olulisemad kui detektiivsed andmed. Ja see kõik, see toobki meid tänasesse päeva ja aitab mõista, miks sellest teooriast on saanud nii plahvatusohtlik kultuurisõja teema. Vaatame lähemalt, milles see debatt siis seisneb. Siin on üks näide vähelt tuntumalt pooldajalt Ibram X. Kendilt. Selleks, et olla tõeliselt antirassistlik, pead sa olema ka tõeliselt antikapitalistlik. See näitab selgelt, kuidas KRT-põhine antirassism ei ole lihtsalt, rassismi vastasus, see on seotud palju laiema kriitikaga kogu meie majandusliku ja sotsiaalse süsteemi vastu. Ja kohe otsa teine vaade. Ühelt kõige häälegamalt kriitikult Christopher F. Rufolt. Tema jaoks on kriitiline rassiteooria veidi enamat kui ümberpakendatud 1960. aastate stiilis marksism. Siin näemegi seda kokkuvõrdlu. Kas tegu on vabadusvõitluse tööriistaga või hoopis lõestava ideoloogiaga? Ja see slaid, see on võib-olla kõige olulisem asi, mida sellest debatist aru saada. Erinevus sõnade võrdsus ja õiglus vahe, inglise keeles equality versus equity. Kuigi need kõlavad sarnaselt, on nende taga kaks täiesti erinevat, isegi vastandlikku maailmavaadet. Traditsiooniline kodanikuõiguste liikumine võitles võrdsuse eest. Võrdsed õigused ja võrdsed võimalused kõigile, olenemata rassist. Õiglus aga, nagu KRT seda mõistab, keskendub tulemusele. Eesmärk on võrdsed tulemused grupile vahel. Ja kui selle saavutamiseks on vaja rakendada aktiivset rassipõhist diskrimineerimist, näiteks eelistades üht gruppi teisele, siis on see õigustatud. Aga miks see kõik meile korda peaks minema? Miks üks akadeemiline teooria on oluline? Sest, nagu öeldud, need ideed ei ela enam ammu ainult ülikoolide raamatukogudes. Need on väga reaalsed meie ümber, kujundades poliitikat ja meie igapäevaelu. Ja siin on mõned konkreetsed näited, kuidas see teooria praktikasse jõuab. Valitsusasutustes peetakse seminare intersektsionaalsusest. Suurfirmade personaalosakonnad korraldavad kohustuslikke mitmekesisuse, õigluse ja kaasamise koolitusi. Mõnedes riigikoolides õpetatakse lapsi oma rassilise identiteeti lahti mõtestama ja end privileegide skaalal paigutama. On isegi tehtud üleskutsed luua eraldi föderaalne antirassismi osakond, millel oleks võim seadusi tühistada. Ja mis on selle kõige tulemus? No, üks tagajärg on see, et ühiskondlik kliima on muutunud pingelisemaks. See uuring näitab, kui paljud inimesed, ja märgake, et see kehtib kõigi poliitiliste vaatete puhul, kardavad oma arvamust avalikult välja öelda. See hirm on laialt levinud, aga nagu näha, on see kõige suurem konservatiivide seas. Avatud arutelu muutub üha keerulisemaks. Ja lõpetuseks jätan teid selle küsimusega mõtisklema. Kui üks akadeemiline teooria kolib ülikooli auditooriumist otse kooli hoolekogusse või firma koosolekuruumisse, siis mida me sellega võidame ja mida me sellega kaotame? See debatt ei ole tegelikult nii lihtne, et üks pool on hea ja teine halb. See on palju keerulisem küsimus ideede rollist meie ühiskonnas ja sellest, mis juhtub siis, kui filosoofiast saab poliitika.